Nii, et siis detailide nimekirjast on näha, et lisaks koostajoonisele peab 4 detailide joonist olema. Lähme siis mudelisse ja hakkame vaatama siit need detaile, et esimene kõige lihtsam detail tundub olevat siis nüüd see jalg, mis siis on ühes tükis mul siin tehtud. Ma võtan siis siit kaasa nüüd jala enda ja võtan kaasa siis need tapiaugud, need teen koopia kuskile kõrvale, et ma arvan, et on piisavalt kõrval. Nii, nüüd kuna ma siis ütlesin, et detailijooniselt tapid tavaliselt kujutatakse nähtavana, siis ma panen need tapid nähtava kihi peale. Et ütleme jäme joon siis nagu ülejäänud toolgi. Nii, vaatame, mis ma siit veel saan, et ma saan nii, nüüd see on siis seepoolne jalg tuleb. Ma võtan kohe aknaga siit selle kõik. Et see läheb siis ka mul sinna detailijoonise peale ja läheb siis ka pealtvaade, et sellega on siis nagu kõige lihtsam praegu. Nii, et sama joone peale tuleks paneme siis, et põhjusmõtteliselt ongi kõik olemas siin nüüd. Et ta nüüd oleks niimoodi, nagu me oleme harjunud asju nägema, siis me võiksime sellest peegeldamisega teha teistpidi ja antud juhul siis kustutame originaali ära, et siis jääb nii pidi, nagu me oleme harjunud, et eestvaade, külgvaade ja pealtvaade. Nii nüüd külgvaate peal läks. Okei, see ei olnud hea mõte, mis ma tegin, võtan tagasi. Mirrori võtan tagasi, panen lihtsalt selle pulga siis, panen selle pulga siia poole. Nüüd ta liikus paigast ära. Liigutame ta siis, katsume õige kõrguse peale liigutada, nii. Ja tundub, et on õige. Sellega lähemale siis. Nii, et siit saab kõige lihtsamalt siis selle detail ühe kätte. Teistega on natuke keerulisem lugu, et kui ma siit võtan need põõnad, kopeerin, pean need abijooned ära kustutama, need siin praegu vist segavad, mind rohkem kui aitavad. Nii, siis esimene asi, mis siis silma torkab, on see, et ta on pöördes, et seda ei tohi olla. Tuleb siis pöörata korrektseks, selle jaoks siis on pööramisel mõistlik kasutada referentsi, et referents on siis viide, et tahame siis, et see alumine joon oleks horisontaalne, nii nüüd need saab panna jämejoone kihi peale ja põhjusmõtteliselt oleks nüüd lihtsam tegelikult isegi see detail uuesti joonestada, kui hakata siit neid tükke otsima ja kus kohas ta on, et siia saab teha uued abijooned ja uute abijoonte abil siis selle tüki ülejäänud vaated teha, detaili ülejäänud vaated teha, vabandust, jah. Nii, et mul on vaja siis teada, kui pikk see tükk on, vaatame, mõõdame ta üle.
pikkus on siis 360. Kasutame siis offset käsku. Oleme alguses mingi nii, ja teeme siis siit 360. Nii, ja tapi sügavus on 10, kui ma nüüd õigesti mäletan. On küll, jah. Siis teeme veel 10 millimeetri kaugusel abijooned. Nii, et siit tegelikult juba saab selle eestvaate kätte lausa ristkülikutega, et otsatapid nii, ja siis see vahe oli mul siin. No muidugi ma võin kasutada seda klassikalist peegeldamist 45 kraadise nurga all, siis on lihtsam. Nii. Et siin on nüüd pealtvaate jaoks juba abijooned olemas, et põõna jaoks on siis ka nüüd 3 vaade olemas, jalg, põõn. Nii, nüüd on veel jäänud seljatugi ja istumisplaat. Jällegi ülearused abijooned, mis mind hakkavad segama, kustutan ära, ei ole neid enam mul vaja siia. Nii, esimene asi siis jälle keerata roteediga niimoodi, et ta oleks vertikaalne referentsi abil. Nii, siis panen ta jämejoone kihi peale ja teen siis abijooned, et saaks selle puuduvad vaated joonistada. Iseenesest joonistamine on lihtne, kuna see, nii ma võtsin vale selle. Nii. Ja selle pikkus on samamoodi 360. Me üks kontrollin, määleta äkki õigesti. Nii. Oli küll 360, jah. Ja teen siis samamoodi offsetiga siia enda abijooned. Et kuna ta tuleb suht suures mõõtkavas, siis ei ole vaja teda väga kaugele teha. Nii, siia tuleb jämejoontega siis seljatugi. Hops, enda arust vahetasin kihi, aga tegelikult panin hoopis lukku. Nii, tapid ka. Ja pealtvaate tegemiseks siis 45 kraadi alt peegeldame neid abijooni ja teeme siis pealtvaate ka. Iga detail siis ideaalis läheb omaette joonise peale, aga kui on nad nii väiksed ja lihtsad, siis võib ka ühe joonise peale mitu panna. Nii, abijooned jälle kustutan ära, mida mul enam vaja ei ole. Ja viimane on siis istmeplaadi ma saan siit. Viime selle siis ka kõrvale. Esimese asjana siis jälle roteediga keerame ta horisontaalseks. Paneme
paneme jämejoone kihi peale. Nii. Ja siis teeme tal abijoonedele. Nii, vertikaalselt ka. Nii, ja siit siis jälle on ta see 360 lai, et siis võib jälle teha 400 peale abijoone, 360 tagasi ja siis 10. Nii, see on siis eestvaate koht. Nii, nüüd ma pean tegema jälle nendest abijoontest koopia siia peegliga ja joonistama siis pealtvaatesse. Nii, ja põhimõtteliselt ongi mul olemas kõik detailid, lihtsalt nüüd tuleb hakata siis kopeerima seda vaateportsu. Parem hiire klahvi klikk või layouti tähendab, jah. Create copy linnuke. Okei, nii nüüd mul on olemas koopia sellest ja paneme siis sellele kohe nimeks, et see on siis detail 1. Ja joonis on siis number 2. Nii, mis mõõtkavaste tuleb, seda ma veel ei tea. Nii, detailide tabel kaob siit loomulikult ära. Vaatame, mis mul siin siis... Siin on üks suur vaateports, okei. See on lukus ka järelikult, ma ei saa seda nihutada. Tuleb siit nüüd... Mis mõõdus ma siis saan? 1/5 või? Jah. Kustutan siis mõõdud ära. Noh, siin detailide ühendamise märkust ei ole. Nii. Ja siia peaks siis nüüd panema mõõdud peale, aga mul saab aeg ennem otsa. Aga tegelikult ei saa ka, paneme mõõdud ka siis. Ja täpselt samamoodi siis tuleb selle kõikide teiste detailide kohta layout teha. Nii, nüüd läks natuke, ma pole ikka veel harjunud sellega, et see uus mõõtude panija võimaldab siis panna okei. Võimaldab panna mitut mõõtu järjest. No lühidalt mõõtude panemises ei ole siis midagi sellist, mida te ei oskaks. Mõni koht on natuke keerulisem, mõni lihtsam, et